just täna Mihkliga rääkisime, kui me siia sõitsime, et tegelikult me kumbki nagu vist ei olnud nagu väga nagu teadlikult kuulanud Epliku loomingut enne sellise kõrvaga nagu praegu valmistudes selleks lavastuseks. Et oli nagu palju üllatusi, aga see on ka rohkem see, kui sa hakkad muusiku kõrvaga kuulama ja kõiki neid detaile tähele panema, mis tal seal nagu taga on, sest et Epliku muusika on minu jaoks alati väga boheemlaslik olnud. Tal on väga julged mingisugused võtted, mida ta kasutab, mida nagu haritud muusikuna nii-öelda ei julgeks võib-olla, ei tuleks selle peale lihtsalt, et saaks ka nii teha. Haritud muusikule eeskujuks. Jah, absoluutselt. Aga niimoodi, et ma oleks nagu tema loominguga üles kasvanud ja ainult läbi kuulanud, seda ei ole olnud. Mul on natuke vastupidine, ma olen ikka kuulanud ja ka mänginud erinevate lauljatega erinevaid lugusid, aga niimoodi analüüsinud, kui nii ei ole, aga ma olen ikka neid ka koeraalbumeid kunagi nooremana kuulanud, aga väga enam ei ole mäletanud. Väikeste linnade mehed on lollakad. Ei ole esimene projekt. Minul on küll, ütleme, ma pigem tihtipeale olen lihtsalt kujundaja rollis. Ehk siis kogu see muusika tegemine toimub enne stuudios, et kindlasti nüüd tulevad uued väljakutsed ja eriti arvestades seda, et me üritame siin 6 käega mängida võib-olla siin 12 või 14 käe jagu, et siis see on kindlasti see omaette väljakutse, ma arvan meile kõigile. Ja mul on just pigem vastupidi, et ma olen alati olnud muusikuna laval tükkides, et mul ei ole olnud just seda muusikalise kujundaja nagu rolli, kus ma istuks enne stuudios. Et just nagu hoopis teine. Ja kuna mul on võib-olla teist kõige rohkem näitamise kogemust, siis ma kindlasti sunnin teid hästi läbi elama kõike seda, mida te laval teete. Väikeste linnade naised on lollakad. Väga meeldib selle lavastuse nimilugu, Uus tüdruk. Ta on teistmoodi. Ma arvan, et ma lugu kui nii ei oska välja tuua, aga mulle väga meeldib Epliku ja Randalu koostöös sündinud album ehk ikka. Seal on väga palju toredaid aranžeeringuid. Nii aina jookseb mu pilk sinu jälgede. Epliku lugu, mis ei kõla selles lavastuses, aga on minu lemmik, on Mõttetäis mõrutäis. Sinna kus sa